Kaamera ees on Riigikogu saadik Mart Helme ja tänase klipi teema on jüripäev. Jaa, no meil on tähistatud seda Jüri ööd ja Jüri päeva tegelikult ka väga sügavatel okupatsiooniaegadel. Ja siis oli tema ideoloogiline tähendus muidugi hoopiski midagi muud. Ja nõukogude ajal oli see ideoloogiline tähendus see, et Saksa röövvallutajate vastane võitlus. No Saksa röövvallutajate vastane võitlus ta päriselt ei olnud, sellepärast et Põhja-Eesti, kus Jüri ülestus toimus, oli tegelikult Taani võimu all. Ja kuigi taanlaste vasallid siin olid suures osas Saksa päritolu ja vähemal määral Taani päritolu, ehkki ka Taanile kuulusid sel ajal Põhja-Saksamaa alad, kus tuli vasalle, kes olidki puhtalt sakslased, aga see pilt oli selles mõttes palju kirevam. Aga oli tegelikult ka oma Eesti vasalle. Keegi ei ole päris täpselt suutnud kindlaks teha, missugune protsent võis olla Jüri ülestõusu eelselt siinsetes Põhja-Eesti maakondades Eesti päritolu endiseid vanemaid või muidu kollaborante ülejooksikuid, kes olid siis saksastunud või taanistunud ja vallutajate poolt nii-öelda eliidi hulka arvatud, eks me oleme läbi aegade näinud Eestis seda kollaborantlust ja eliidi hulka pürgimist ju ka nõukogude ajal ja tsaari ajal ja Saksa okupatsiooni ajal ja igasuguste okupatsioonide ajal, nii et see niisugune soov haljale oksale jõuda oma rahva vaeva ja kannatuste najal, et siis just nagu oma rahvast esindada, aga tegelikult oma rahva seljast tallata. See ei ole midagi uut. Aga kui me nüüd Jüri ülestõusu juurde tuleme, siis Jüri ülestõus on tegelikult rahva mällu jäänud ikkagi kui rahva meeleheite, viha ja vabaduse janu purse. Ja me võime ju siin natukene võib-olla tõmmata suhteliselt meelevaldse paralleeliga Põhja-Ameerikasse, kus ka indiaanlased, kes põhimõtteliselt ju valgete poolt sõna otseses mõttes jalge alla tallati, tähistavad nii mitmeidki oma ülestõuse ja oma vastuhakke kui oma rahvusliku uhkuse ja rahvusliku mälu tugipunkte. Ja võt Jüri ülestus on meile ka selles mõttes meie rahvusliku mälu üks maamärk ja väga selge maamärk ja eestlust ja eestluse kestmist ja eestluse vabaduse iha ja eestlaseks olemise tahte väga selge väljendus. Ja sellisel kujul ma arvan praeguses olukorras, kus jällegi järjekordne kollaborantlik eliit püüab meist teha mingisuguseid sootuid ja vikerkaare värvilisi ja kõike võõrast kinni maksvat sõna otseses mõttes pärisorjade massi. Selles kontekstis see Jüri öö omandab uuesti selle sama tähenduse, et lõpuks me ei lase ikkagi ennast maa põhja tallata, paljaks röövida, ümber rahvastada. Ja ma hiljuti lugesin Seppo Zetterbergi huvitavat raamatut, pealkiri praegu ei meenu täpselt, Rändurite mälestused vana Eesti ja Liivimaa aegadest, siin alates 17. sajandist Oleariused ja muud tegelased, kus nad muu hulgas mainivad seda, et kummaline on see, et eestlased ei taha ühtegi võõrast keelt rääkida. Vaat see oli see vastuhakk. Me ei räägi teie kuradi vallutajate keeli. Ja praegu meil on see muidugi muutunud ja see ajupesu, mis meil käib koolides, õpetatakse kõiki teisi keeli rohkem kui oma emakeelt. Eesti keele tunde praktiliselt enam ei ole. Eesti õige keelsus, Eesti õige kiri, need on nagu mingisugune niisugune, see pole oluline, kirjutage kokku või lahku või suure või väikse tähega, mis tähtsust sellel on? Sellel pole mingit tähtsust. See on tegelikult selle sama ülejooksnud, oma rahva reetnud eliidi, liberaliseerunud, globaliseerunud eliidi kokkumäng oma rahvustunde, oma rahvusidentiteedi vaikseks lahustamiseks ja hävitamiseks. Ja me ei tohi sellega nõus olla. Ja Jüri ülestõus on siin kohal meile maamärgiks. Ja need 4 vanemat, 4 kuningat ja nende 3 sulast, kes sakslaste poolt Paides surnuks raiuti reeturlikult, sõnamurdlikult, alatult, on ju märtrid.
Nad on märtrid ja me ei mäleta neid kui ohvreid, me mäletame neid kui inimesi, kes läksid oma rahva eest seisma ja alatult mõrvati. Ja nüüd me peame täpselt samamoodi mõtlema, et need, keda praegune peavool alandab, solvab, süüdistab, eelkõige loomulikult putinismis, tegelikult need on meie kuningad praegu. Need on need kuningad, keda püütakse nüüd mitte mõõgateraga mõrvata, aga siis sõnateraga mõrvata. Ja inimesed, saage sellest aru. Ja te saate sellest muidugi aru, tihtipeale võib-olla natuke hiljem kui peaks, aga te saate aru, need, keda sõnateraga püütakse praegu mõrvata, on tegelikult märtrid ja meie uued kuningad.